Mustamäe on ju võrratu linnaosa. Me oleme, varsti võime öelda, me oleme park metsa. Alles me olime oma kirikuaias, kus on ka väga palju puid ja täna me oleme Männipargis. Ja ikka oma traditsioonilisel sügisüritus, terviseüritus ja turvalisus. Ja täna Mustamäe linnaosavalitsus on väljas oma kultuuriköögi tervise kohvikuga. Mina, linnaosa vanem, küpsetan pannkooke, sangaste rukki jahupannkogid ja Eestimaa munad kanamunadest. Aga kuhu see raha siis läheb? Seekord müüme 1 euro tükk. See läheb ikka Mustamäele ja see läheb Mustamäe tulevase kiriku ehitamiseks. Et see on meie traditsioon ja see on meie mõtted. Me teeme veel täna ka linnaosa küsitlust ja küsitluse teema on meil Männipark. Et Männipark on ju võrratu park linnaosa, ta esituspark, aga me tahame kuulda inimeste arvamust ja kuulutada välja pärast seda idee konkurssi, et milline see park tegelikult peaks olema. Et võivalt me paneme täna mänguväljakud üldse mitte sinna, kus on vaja. Et võivalt on mänguväljak peaks olema kuskil teise koha peal. Aga võivalt üldse rahvas ei taha, et mänguväljakud on. Me arvame, et iga tahab. Samuti Männipargis on ju võimalik veel midagi teha. Panna, ehitada ja et Männipark oleks mustamäelastele selline park, kus ta tuleb kõik mis aasta ajal, mis kellal, et nendel oleks põnev, tore, tegus ja ka turvaline. Meil tervisepäev siin Mustamäe pargis, et kui tõesti eelmine kord olime kirikuaia päeval seal Sääse piirkonnas, siis täna me oleme, võib öelda, Mustamäe südames Männipargis. Ja meie teeme siin täna jälle Keskerakonna telgis ja kahtlemata ma olen ka abilinnapeana. Teeme Keskerakonna telgis väga tervislikke pannkooke. Ja kuna see on tervisepäev, siis ei saa piirduda pannkoogi puhul sedasi, et on ainult nisujahu, muna ja hapupiim ja jahu ja valmis, mingi õli ka. Aga meil siin pannkookides on kanepiseemneid, on nisukliisid, on kaerakliisud, on muna, on võid ja pisut õli ka. Ja selleks, et sidusus oleks, on ka loomulikult natukene nisujahu. Nii et loodan väga, et meie mustamäelased täna tulevad siia meie telki nautima tervislikku pannkooki ja mitte ainult pannkooki, kuna on väga suur õunasaagi aasta meil täna siin Eestimaal, siis teeme koha peal ka värsket õunamahla. Nii et väga loodame, et meie mustamäelased ja miks mitte kõik naabrid Nõmmelt, Haaberstist ja Põhja-Tallinnast leiavad tee tänasel päeva siia. Nagu ma kuulsin, on ka kesklinnas laat ja järgmisel nädalal 24. ootan kõiki Mustamäe turule, Sibulalaadale. Tere tulemast! Tere tulemast Mustamäe sügis 2016, aga tegelikult on ju see tervisepäev ja mulle teeb siirast head meelt, et tervisepäev on saanud Mustamäel traditsiooniks.
ma arvan täna ja soovin, et igaüks võtab kaasa siit ühe annuse oma tervisele ja järgmine päev on nende tervis parem. Aga samal ajal ma vaatan, et tänavast on hästi palju erinevaid telke, erinevaid pakkumisi ja ma usun, et kindlasti siia tuleb täna veel palju rahvast, kes siis on väga rõõmsalt siis võtab osa sellest üritusest ja muidugi ma pean kiitma ikka väga Mustamäe eesotsas linnaosa vanemat Elle Kaldat ja kõiki tema meeskonda, aga muidugi kindlasti väga olulist osa mängib siin ja aitab siin kaasa ja kogu päeval on üks väga oluline inimene, see on Mustamäe tervise edendaja Riina Jõgi. Ja ta juba kohtusin temaga siin ja tema on terve see päeva siin, saadab kõiki neid üritusi ja tõepoolest. Ma usun, et kui täna on põhimõtteks, et tervise aluseks on liikumine, tervislikud eluviisid ja positiivne mõtlemine ja hea tuju peab täna siin olema. Nii et kõike head! Tänasel Mustamäe tervisepäeval on Mustamäe linnaosavalitsusega ühes telgis ka üsna värske ja uus ettevõtmine Mustamäel ehk siis Kultuuriköök 82. Et paari sõnaga räägin sellest, mis siis Kultuuriköök 82 on. Et alates märtsikuust me tegutseme aadressil Ehitajate tee 82 ja tegelikult on siis Kultuuriköök Mustamäe kultuurikeskuse kaja üks osa. Ja mida kultuuriköögis saab teha? Kultuuriköök ongi loodud selleks, et ühendada siis nii kultuuri kui ka kööki ja seda siis sõna otseses mõttes. Et kultuuriköögis on 3 sellist toredat ruumi, sealhulgas ka üks köök, kus siis saavad Mustamäe inimesed osaleda erinevates huviringides. Neid ruume on võimalik ka oma pidupäevadeks, sünnipäevadeks, muudeks teisteks tähtsateks sündmusteks soodsa hinnaga välja rentida. Ja siis me korraldame ka kultuuriköögis erinevaid toiduõpitubasid, kuna köök on meil väga korralik ja me saame seal siis pakkuda meie sisustus on mõeldud seal kuni 50 inimese teenindamisele, et siis me korraldame seal erinevaid toiduõpitubasid, mis siis nüüd on meil tulemas Prantsuse köök, Portugali köök, Itaalia köök ja kõige parem meie tegemistega kursis olla on vaadata Facebookis, kus on kultuuriköögi siis leht või siis Kultuurikeskus Kaja veebilehel. Aga täna siin tervisepäeval me koos siis Mustamäe linnaosa vanema Elle Kaldaga ühises telgis. Elle Kalda küpsetab pannkooke ja Kultuuriköök pakub siis ahjuõunu, eestimaiseid ahjuõunu, vaniljakastme ja kaerahelbe krõbinatega. Ja kõik need, mida me siit pakume, läheb meil siis Mustamäe kiriku heaks, inimestelt ootame väikest annetust.